Tere! Mina olen Priit Kolla, nagu Allan juba mainis, et riigipilve ja IT-osakonna juht siis RIKS-is. Ja tõesti selles riigipilve masinas on mu käsi olnud juba aastast 2014, et natuke varem, kui riigipilv ise laivi läks, aga seda enam olen ka taustaga kursis. Ja mis puutub videokonverentsidesse, siis kõigile alakehariiete tootjatele mul on halb uudis, et ilmselt te lähete pankrotti. Aga ma isegi pean tunnistama, et sattusin üks päev kontorisse, dressid olid jalas. Avastasin seda seal, kuidagi just läks valesti. Aga see selleks, millest me täna räägime. Räägime sellest, mis seisus riigipilv hetkel on. Me räägime sellest, millised on, kuidas riigipilv toimetab ja räägime sellest ka kahe sõnaga, et mis tulevikusuunad riigipilves siis on, eks ole. Kristo suure plaani rääkis ära, kuidas riik toimetab, aga riigipilve võib-olla veidi väiksemast vaatenurgast ka. Siin on üks riigipilve vanasõna, kusjuures mille ma kuulsin selle Kuku raadio saatest, see Vox Populi, et see on selline hea saade, kus need sarihelistajad helistavad ja siis hiljemalt teise lause lõpuks jõuavad nad kas Jüri Ratta, Kaja Kallase või EKRE-ni, ükskõik mis teema on. Aga üks hea see vanasõna mul siiski tuli sealt, ja ma kohendasin selle riigipilve konteksti kohe automaatselt ära, et kes ei taha, leiab hästi palju põhjuseid. Ja kes tahab teha, see leiab palju võimalusi, et riigipilves väga tabavalt öeldud minu arust. Ja ma mõtlesin, et ma räägin siiski ühe loo ka nagu taustaks, et ka isiklikust elust. Ja see on siis sellest, ma Saaremaal hakkasin kunagi maja ehitama endale. Siis kaevati sinna see vundamendi auk ja selleks ajaks, kui siis hakati vundamenti, oli vaja laduma hakata, siis see auk oli triiki vett täis, täiesti täis. Ja selge, et vee sisse ei saa vundamenti teha, et siis mu üks vanem hõimlane, sugulane, tal on selline tuletõrjepump, mida ta pakkus, et kuule, et see on väga hea, et 60. aastal tehtud, viimati on 80. aastal siis, et 1980 oli passi järgi tehtud talle kapitaalremont, 40 aastat tagasi, et tule pane käima ja siis lase sellega tühjaks. Ja tõepoolest, et mõeldud tehtud, läksin siis ja hakkasime Velvoga kahekesti seda pumpa käima panema, et ja see ei olnud mingi ühe päeva töös ei olnud ja teise päeva lõuna ajal tuli siis Velvo naine ja ütles, et kuulge mehed, et siin 2 päeva selle magnetoga, tuletõrjepumbaga nagu nokitsenud, et kui te selle aja oleksite ämbritega vett tassinud, et see oleks teie auk oleks teil tühi. Ja tal ei olnud, selles mõttes tal oli õigus, nii ongi. Aga meie need töö kandis siiski vilja ja me teise päeva õhtuks, me võttis 2 päeva see oli väga keeruline pump ka, et tal on see magneto, seal säde, erinevad mingid, vana süsteem, et kes ei ole magnetodega kokku puutunud, nagu mina, siis esimest korda sellise pumba tööle panemise ülikeeruline, ma ütlen, aga teise päeva õhtuks see igal juhul töötas. Nii et kui ma selle voolikult laiali vedasin sinna ja siis ma selle tuletõrjepump on vägev asi, sellega ma sain kuuselatvasid lasta, nii et umbes 5 minutiga oli see auk tühi. Mis ma teile räägin seda, et see riigipilve teema on natuke samasugune, et kui me oleme harjunud nagu siin ämbritega vett tassima nagu iga päev, et siis võib-olla mingi automaatse pumba tööle panemine nagu, et see on nagu eriti suur ponnistus ja seda tuleb teha veel samal ajal võib-olla, et et see, ma ei tea, et võib-olla ei ole kõigil seda võimalust, et jätta see auk nagu vett täis ja siin lihtsalt nokitseda, eks ole, et samal ajal veel mõlemad tööd teha. Aga need näited riigipilves, kus keegi on päriselt automatiseeritud töövoo käima saanud, et need on ülipositiivsed ja ma ei usu, et kui küsida nende käest
et noh, kes siin eesrinnas on, eks ole, TEHIK ja mõned veel, et kas te sooviksite tagasi minna siis selle ämbrisüsteemi juurde, siis sealt vastus on selge ei. Kuigi see töö on olnud raske ja selles mõttes, et need tegevused, mida automatiseerimiseks on tehtud, et need on, seal on olnud ka kõvasti probleeme, eks ole, et selle keerukuse juures on veel see asi, et kui hakkad tegema ja siis selle aja jooksul, ütleme minu puhul 2 päeva, eks ole, automatiseerimise juurde selgelt pikem aeg, nagu seda pooleli on võimalik iga kell jätta ja iga kell tundub lihtsam seda mitte teha. Aga meie näeme nagu kõrvalt ja siin riigi strateegia kujundajad näevad, et see õige valik on ikkagi liikuda nagu DevOps teenuste suunas. Ja mis DevOpsi veel puutub, siis tegelikkuses DevOps ei ole ju tehnoloogia iseeneses, et DevOps on oma olemuselt siis organisatsiooni liin-metoodika tugitehnoloogias. Et selles suhtes see on võib-olla pikem, ma sinna väga ei läheks, aga see iseenesest on see liin-mudel, mida toetab siis tehnoloogia. Et päris niimoodi ei saa, et meil on mingi monoliitne struktuur ja organisatsioon ja see teeb ja siis et lihtsalt IT-osakond tarvitab DevOps tehnoloogiat, et see ka ei ole õige. Aga noh, see on pikem jutt, et ma võib-olla sinna nii ei läheks. Aga lähme edasi ja vaatame, kuidas siis riigipilvel on läinud, ühesõnaga. Riigipilve areng ja see on nagu reaalne graafik meie tuludest tegelikult. Et tulud on väga selge. Riigipilv toimetab sellisel moel, et me teenime raha klientidele esitud arvetest. Ja kõige selgem mõõdik ongi selles mõttes raha, et siin me näeme läbi aegade, siis laivi me läksime 2017 suvel. Kui me 2017 suvel, ja esimesed 2 aastat me tiksusime seal kuskil, tiksusime kuidagi sisuliselt paigal, eks ole. Meil oli seal, kusjuures selle aja jooksul toimusid ka seal hüppeid ja langusi, eks ole. See pilve mõte üleüldiselt ongi ju see, et kui on mingid suuremad projektid, et need on võimalik ajutiselt majutada pilve, hiljem need sealt ära võtta. Et siis selliseid selle aja jooksul juhtus ka 2 tükki, ühed valimised olid, mis olid meie jaoks suur projekt, kus me kohe alguses olime 24/7 valves ja Eesti eesistumine oli ka osaliselt siis väline pool, mis oli just välisvõrku avatud, et see oli riigipilves. Ja selles suhtes, et selle ajaga me igasuguste rünnakute ja selliste asjadega jõudsime ära harjuda. Aga võib-olla, et see areng on tegelikult toimunud peale seda ja see areng natuke, kui me alguses ei arvestanud, et see müügitööga peaksime selles mahus tegelema, siis jah, ilmselt see on tulnud nüüd läbi müügi ja MKM on siis toetanud meid ka oma strateegiatega loomulikult. Siin eelmisel aastal ka juhtusid suured projektid ja üks suurem tagasilöök on siis viimase 4 aasta jooksul on olnud tõesti meil ühes saidis oli eelmine aasta 2 lubatust pikemat katkestust. Et väga kahetsusväärne lugu, aga noh, mis ma juba vabandan, aga võib ka lihtsalt öelda, et noh, näidake mulle see infra või pilv, kellel üheski saidis ühtegi katkestust ei oleks olnud, et mina ei tea ühtegi ja ilmselt neid ei ole, et tehnika, me oleme teinud oma õppetunnid, loomulikult teeme asju teistmoodi, aga kunagi ei saa välistada, et mingisugune must luik kuskil selja tagant sind tuleb pommitama. Küsimus, kuidas edasi? Kuidas läheb see graafik edasi, et kas see hokikepp, mille me siin oleme nagu ekstasakidega joonistanud, et kas see ongi nüüd siis samas suunas taeva poole. Ja minu arust sõltub see puhtalt strateegiast, et siin MKM-iga meil on kokkulepe, et selle aasta lõpuks sõnastatakse, et mis asjad peavad olema majutatud riigipilves või võivad olla, mis asjad avalikes pilvedes,
et see on tegelikult üks määrava tähtsusega asi, et ka riigipilve arengus, sest mina olen selgel veendumusel, et need teenused, mida on võimalik erasektorist osta, need tulebki erasektorist osta. Tihtilugu meie käest küsitakse ka, et meil on siin valida, et Asuuri ja riigipilve vahel ja ma olen vastanud neile, et aga kui on valida, et jumala eest, et miks kui teil ei ole mingit põhjust kasutada riigipilve, teil on võimalik kasutada Asuuri ja neid eeliseid ei näe, eks ole, näiteks, et see peab olema riigi kontrolli all või tekib mingisugune loogiline nagu konvergents seal teenuste vahel, mis juba on riigipilves kuidagimoodi või standardsed halduslahendused, et sel juhul igal juhul nagu hankige see teenus vabalt turult. Ja teine küsimus, mida on palju esitatud, on hind, eks ole. No hind ka. Just hiljaaegu tegelikult oligi meil, see on küll jagatud mudel, et osad asjad on juba niikuinii riigipilves ja osad asjad olid konkreetselt, et me tahame kõige odavamat hinda, mis turul pakkuda on. Ja meie seisukoht oli, et kui seda on võimalik, kui see teenus on okei, et te majutate selle avalikes pilvedes, siis jumala eest, et meie kahe käega poolt ja et nii ongi õige. Räägime nüüd paari sõnaga ka siis nendest müütidest, mis pilvetehnoloogiaid ja eriti siis riigipilve viimase 4 aasta jooksul, mida me oleme kohanud. Et üks levinud selline käibefraas on see, et pilv ei olegi midagi muud kui kellegi teise arvuti. Kaudselt õige muidugi, eks ole. Aga kui nagu detailidesse minna, siis tegelikult meie jaoks pilv, räägime definitsiooni üle, et siis on nagu selge, et me oleme nagu samal pulgal, olen seda varem ka öelnud, aga kui me räägime pilvest, siis pilvel on siiski mingid eraldi parameetrid, millele pilv peab vastama. Iseteenindus, automatiseeritud, API juhtimine ja eraldatud keskkonnad. Et kui need 4 parameetrit on täidetud, siis võime öelda, et tegemist on pilvega. Et kui midagi neist on puudu, et siis me võime seda nimetada millekski muuks. Võime nimetada millekski muuks ja siin jõuame järgmise minu mõttes müüdi juurde, et ise tees saab odavamalt. Jah, saabki, aga saab midagi muud. Et see ei pruugi olla see sama asi, mida see pilvena. Et pilvena saad küll ise tehes saab näiteks panna, me oleme kohtunud selliste infosüsteemidega, mis on majutatud kuskil sealt poest ostetud desktopi kastis, mis on silmini täis SSD kettaid. Ja kui sellist asja nüüd ükskõik kuidas moodi võrrelda pilveteenusega, siis tõepoolest, ta ei ole isegi andmekeskuse majutatud, vaid ta on selle arendaja laua all nagu. Et kui see tuuakse meie juurde, pannakse laua peale, öeldakse, et kuulge, et meil on siin selline asi, aga teil on siin teenus, mis maksab midagi, selge, et selle hind ongi erinev, eks ole, aga see teenustase on ka erinev ja võib-olla see on okei. Võib-olla need asjad peavadki olema, et see käideldavus ja terviklus ja kõik muu, et võib-olla see silmini SSD täis topitud kast ongi täpselt see, mis vastab nendele nõuetele, et ja sel juhul ei ole jällegi see pilveteenus milleks, eks. Järgmised teemad, rohkem Kristo juba rääkis sellest, et kas konsolideerides tuleb odavam. Seda konsolideerimist aeg-ajalt üritatakse müüa sellena, et hoiame raha kokku. Ma väidan, et ei hoia kokku raha, aga teenustase tõuseb. Et igasuguste 24/7 valvete, monitooringute ja asjade pealt, et nähes seda, kuidas seda praegu tehakse mitmes erinevas majas ja kuidas seda oleks võimalik ühes kohas keskselt teha, siis selgelt see teenustase on erinev. Et siin ei ole alates sellest, et 24/7 monitooringuid Eesti riigis on hetkel juba üksikutes kohtades. Ja siis üks teema, millest Andres Toomsalu järgmises ettekandes räägib pikemalt, on siis pahavara ja klientide eraldatus. Et see
see on üks müütidest, millega aeg-ajalt me peame tegelema, et ei, et meil sellist varianti, et kui pilves on keegi nakatunud või noh, ka rünnaku all, eks ole, või mingit pidi, et siis otseselt teistele klientidele mõju avaldaks, et selliseid juhtumeid meil ei ole olnud ja need on nendest tehnoloogilisest eraldatusest räägib Andres meile järgmises ettekandes. Räägime paari sõnaga, sest 4 aastat on üsna pikk aeg ja kindlasti on kuulajate hulgas, vaatajate hulgas on inimesi, kes ei ole algusest peale riigipilvega olnud, et kui me oleme alguses rääkinud riigipilve toimimise põhimõtetest, siis sellel aastal kusjuures see huvi on hakanud tekkima, ma ei tea, kas ma tohin öelda üllatavalt suur või meeldivalt suur, aga küsimused on tulnud ka sellised täiesti põhitaseme küsimused, et kuidas riigipilv toimetab. Ja siin nüüd tegelikult see info on meil kõik muidugi olemas lepingutes, kodulehtedel, eks ole, aga ma kiiresti räägin need peamised põhimõtted üle. Et meil süsteem siis kliendi puhul on selline, et me kliendile klient volitab enda poolt ühe volitatud kasutaja peale seda, kui riigipilveleping on sõlmitud ja see volitatud kasutaja roll on siis teha rahalisi otsuseid ja hallata teisi kasutajaid. Autentimine on meil ID-kaardiga 2-astmeline ja kliendil on võimalik kaasata siis kas enda arendajaid, koostööpartnereid, need võivad olla erasektorist, need võivad olla ka mitte-eestlased, aga sellisel juhul me nõuame, et tegemist oleks, et neil oleks ID-kaart, mis tähendab, et nad peavad taotlema e-residentsuse. Et sellise siiamaani on välismaalased e-residentsuse kõik taodelnud, kes riigipilve administreerimisega tegelevad ja neid meie klientide partnerite juures ikkagi on. Siis hinnastamine toimub meil ressursipakettidena, selles mõttes, et ressursipaketid, kus on siis protsessorid, mälu kõvaketas, SSD kõvaketas, et te defineerite endale paketi, mida te hakkate kasutama. Selle paketi suurust on võimalik igapäevaselt muuta. Seda paketti on võimalik muuta siis päevas üles-alla, kusjuures päevas ja arvele läheb siis päevas kõige suurem kasutatud pakett. Et muutmine ei maksa midagi, muuta võite iga tund või iga minut, kui tahate, aga meie hinnastamine on päevapõhine, et erinevalt suurtest pilvedest, siis kes hinnastavad tunnipõhiselt, seda praktikat me ei rakenda. Ja põhjus on siin ka väga lihtne, et Eesti riigipilv on mõeldud Eesti riigi teenindamiseks, mis tähendab seda, et kui suured pilved suudavad ülemaailmselt rahvusvaheliselt jagada oma ressursse ööpäevaringselt, siis meie peaksime tegema selle tunnihinna selliselt, et me ikkagi küsime teil tööpäeva ajas päevahinna ja see ei tundunud mõistlik, et selles mõttes me oleme päevahinna põhimõtetega rakendanud. Ja teenuste kataloog, et teenuste kataloogis on meil hetkel, kui ma ei eksi, siis umbes suurusjärgus 35 teenust ja need teenused hõlmavad siis, need on välja arendatud meie klientidega, et meie klientidega koostöös vastavalt reaalsetele riigi vajadustele, et seal on selliseid üldkasutatavamaid teenuseid, et näiteks varundused või haldusteenused, aga on ka spetsiifilisemaid nagu Regio API-teenus, eks ole, ja nendest teenustest tegelikult tänase infopäeva nimi on meil koolituspäev, sest peale lõunat me andsime kõigile teenustele võimaluse oma teenust tutvustada ja täpselt nagu Kristo eelnevalt ütles, et ostke seda, mida on võimalik ja riigipilv on loonud need võimalused ja kui teil on midagi veel lisaks vaja, siis tegelikult on väga mõistlik teha seda koostöös ja me oleme valmis arendama vajalikke asju alati juurde. Et see teenuste kataloog ei ole piiratud ressurss selles mõttes. Mida tuleb küll tähele panna, on see,
et vastutus jaguneb ka vastavalt siis teenustele, et erinevad teenuse tasemed. Võib-olla panengi kohe järgmise pildi, et siin on nagu selgem see, et kui klient kasutab heastaseme teenust, et siis heastaseme teenuse puhul on ka konkreetsed asjad, kus on kliendi vastutus. Et sisuliselt ma toon ühe lihtsa näite, mida ma olen toonud äri poolele varem ka mitu korda. Et ei ole võimalik teenuseid jagada, et kas nad on IaaS, baas või SaaS teenus, see oleneb opereerimismudelist. Et kui me võtame meiliteenuse, siis meiliteenus, kui te ostate endale riistvara või pilveressursi, eks ole, ja administreerimisvõtmed on kõik teie käes, siis see pilveteenus pilve mõttes on IaaS teenus ja teie vastutate kõige teise eest. See on siis esimene plokk. Et kui te kasutate meiliserverit sellisena, et keegi teine haldab serverit teie eest ja see ühesõnaga siis serveri administreerimisvõtmed on siis teenusepakkuja käes, halduspartneri käes ja siis Exchange'i admini õigused on teil endal või siis meilisüsteemi admini õigused on endal, et siis see on baasteenus. Ja tõepoolest, kui te kasutate SaaS teenusena meiliteenust, mis on siis, eks ole, kõik laiad levinud pilveteenused nagu Gmail, et siis see on see SaaS teenus. Et see sama meil e-maili teenus, standardteenus võib olla 3 variandis ja samamoodi on ka riigipilveteenuste kataloogis kõigi 3 variandi teenuseid. Panin kiire slaidi siia, et tegelikult need on rohkem hiljem ülevaatamiseks, et kui kellelgi on küsimus, et mis on riigi strateegia lühidalt kokkuvõetuna, siis olles läbi lugenud kõik need dokumendid ja tuttav ka, et kuidas neid on koostatud ja siis mina võtsin oma sõnadega riigi pilvestrateegia 2 lause kokku. Kõik pilved on selge tulevik, pilved on olevik, et seda ei saa eirata või saab, aga sellisel juhul me jätkame nagu ämbritega vee tassimist, eks ole, ei ole mõistlik. Ma olen nõus sellega tegelikult ja see ei ole minu strateegia, vaid see on ikkagi riigi strateegia siin, millest me räägime, lihtsalt minu sõnastuses võib-olla interpreteeringus ja uued lahendused konteineritesse. Et kui ma tsiteerin Kristot siin võib-olla sellepärast, et ta on siin saalis ka, et üks vähestest inimestest. Aga jah, ega see jällegi vist üks hea minu arust mõttetera, mis ta on varem öelnud, et see konteiner ei ole iseenesest võluvits. Et see ei aita meid kõigist hädadest välja, et see on selge. Et väga lihtne on asendada monoliit hajusa monoliidiga, mis on siis kus on võetud siis halvad omadused sellelt monoliitteenustelt ja halvad omadused siis DevOps teenustelt, eks ole. Et DevOpsilt see keerukus ja monoliidilt see, et ükskõik mida sa puudud katki teed, eks ole, terve teenus on maas. Kui kõik need asjad kokku paned see on keerukas ja hajus monoliit, et see on väga hea termin. Et jumala eest et kui te hakkate tegema, et seda võiks küll vältida. Et konteinerit on siiski oma selge mõte, aga see mõte ei ole see, et keerukalt teha monoliitseid süsteeme. Ja siin on millest need 2 lauset on kokku kootud, on siis need dokumendid ja nendega te võite hiljem tutvuda siis, kui need slaidid laiali saadetakse. Ja lõpetuseks ma siis tänan kõiki meie kliente, kellega koostööd me oleme saanud areneda. Et meil on olnud mitmeid võimalusi teha asju koos. Ja need kliendid, kellega ma toon ühe näite jälle et 2014, ma siin lähen võib-olla natuke detailseks, aga ütleme, et riigis 2014 toimus esimene versioon arhitektuuri nõukogust, kus räägiti Oracle'st, eks ole. Oracle on hea asi, väga funktsionaalne ja paljudes kohtades mõistlik. Paljudes kohtades on seda ka üle kasutatud ja kuna Oracle litsentsipoliitika on pehmelt öeldes nagu julm või siis väikeste süsteemide jaoks nagu lihtsalt liiga kallis, eks ole, siis paljudes kohtades on otsustatud loobuda Oracle'st.
ja riigis on nüüd 3 erinevat tüüpi maju siis, kellega meil on olnud võimalus töötada, et ühed on need, kes on siis päriselt pannud eesmärgi. 2014 laua taga minu arust oli umbes 20 inimest, eks ole, ja kõigil olid sarnased nagu visioonid, et on olemas üksikud majad, kes on päriselt siis loobunud sellest Oracle'ist, nagu need plaanid olid. On osad majad, esimene, kes mul pähe tuleb, on Riia näiteks, oli selline. Teine variant on siis see, kes on saanud aru, et osades asjades on võimalik Oracle'ist loobuda, kus ta vajalik ei ole. Osades asjades ei ole, sest see on lihtsalt liiga kallis. Aga uusi arendusi sinna ei tehta. Näiteks Schmidt on minu teada selline, kes uued arendused ikkagi teeb eraldi mikroteenustena ja see tundub väga mõistlik, et selles aja jooksul kirjutatakse ümber need liiga kallid lahendused. Ja kolmas variant on siis sellised, kes on nagu 2014 ütlesid, et nendest Oracle'st, nendest teenustest me kindlasti loobume, et see monoliit, see ei ole jätkusuutlik, see on mingi täielik jama. Ja kui me vaatame siin SF-i taotlusi või neid arendusi, mis riigis tehakse, siis iga aasta arendatakse seda sama Oracle'l teenust sadade tuhandete eest. Et selles mõttes ja küsida, et mis siis on nagu, et kuidas see plaan sellega on? Ei, see ei ole jätkusuutlik siiamaani, 6 aastat hiljem, see ei ole jätkusuutlik, et kindlasti migreerime ära. Ja riigipilve poole samamoodi, et meie, need kliendid, kellega me oleme saanud koostööd, need tulemused on suurepärased. Mõned kliendid, kellega meil on siis koostöö võib-olla selline staatilisem ja mõned kliendid, kellega meil väga ei ole koostööd tekkinud, aga selgelt, et konsolideeriv keskus on sisuliselt, ma saan aru, otsustatud ja sealt on ka siis meie edaspidised arengud juba koostöös selle riigi konsolideeriva keskusega. Et ma tänan kõiki ja ma ei tea, kas me jõuame nüüd kiire küsimuse, et rääkisin napilt täis oma aja küll, aga. Ja, me jõuaksime ühe küsimuse võtta küll, kui seda oleks. Võtta, aga see on kõik selge inimestel, järelikult on ju hästi. Jaa. Ühesõnaga, olen nagu katkine grammofon. Inimesed, olge julged, küsige, kui praegu ei jõudnud, küsige veel tänase päeva jooksul. Aga et püsida ajaraamis, siis täpselt 13 sekundit on aega, seega mina tänan. Priidu meilid on ka kodulehtedel olemas, priit.kollo@riks.ee ja saab kirjutada, kui jääb midagi kripeldama. Seega, aitäh, Kristo, sulle ja ma kutsun siia vabandust, Priit, issand, lavakramp, andestust. Kutsun siia ette igatahes igaks üks loen Andres Toomsalu, kes siis räägib, kuidas me pilves siis nagu COVID-i ajal peame siin hoidma vahet ja siis kuidas me pilves kliente hoiame. Seega teeme kiire vahetuse, nii et püsige lainel.